200 tundi, üle 20 ööpäeva, 2/3 tervest kuust. Just nii palju on mul mängitud tunde mängus, kus sõidad digitaalselt veokiga mööda Euroopat, vedades kõike veduritest meditsiinilise varustuse ja vaktsiinideni, dünamiidist helikopteriteni, traktoritest õunade ja pirnideni, sojapiimast jahtideni ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Läbi huvitavate linnade ja maade mööda serpentiine, väikseid tänavaid ja maanteid, avastades uusi linnu, veoki müügisalonge, tööliste otsingubüroosid ja teid, kasvatades oma firmat, ostes veokeid ja treilereid ning palgates töölisi. Miks on see mäng, kus sõidad veokiga, nii huvitav ja sõltuvust tekitav? Alustame algusest. 10. septembril 2018 kell 16.46 ostsin ma G2A-st Euro Truck Simulator 2. Ma sooritasin selle ostu pooleldi naljana, sest mängisin Etsi väiksena ema läpakas ja tahtsin taas kogeda seda mängu. Algul mängisin ma seda enam-vähem nii, nagu mõeldud on ja nii, nagu pea kõik inimesed arvavad, et seda mängima peab. Sõidad enam-vähem nii, nagu sina, kui sa olid 9-aastane ja pelusid GTA San Andreast ja otsustasid, et hakkad vastutustundlikuks ning seaduse kuulelikuks korralikuks kodanikuks ning ei ületa punase tulega teid ja klõbistad oma 2V klahvi, et jumala eest mitte kiirust ületada, lihtsalt selleks, et peale 2 minutit sellest ära tüdineda ja siis lasta maha kõik pallad. Või sa olid nagu mina, kes lihtsalt sõitis rongiga nagu tundide viisi. Igal juhul, peale mõnda aega mõtlesin ma, et olen Rebel rullnokk oma 5. seeria BMW-ga, mis osutus tegelikult Iveco veokiks, mis võtab 50 kilti tunnis sisse sama kaua kui 1960. aasta BMW Isetta. Older ones had only 12 horsepower. This one is a hot rod with 13. Mida ma öelda üritasin oli see, et otsustasin ühel hetkel, et ma olen seadusest kõrgemal ja hakkasin rikkuma seadust. Hakkasin ületama kiirust, ignoreerima valgusfoore, liiklussuundasid ja muid liikluseeskirju. Läbi selle avastasin, et Euro Truck Simulator on ülim rallimäng. Pole ühtki racing game'i, mis oleks nii lõbus ja nii omapärase ja meeldiva progressioniga kui Euro Truck Simulator. Kui sa ei mängi Etsi, sa tõesti ei oskaks ette kujutadagi, kui lõbus on panna veokiga 140 kilti tunnis, dodžides ees ja ümber olevat liiklust, üritades samal hetkel mitte kahjustada kaupa, mida vead ja üritades veokiga mitte kummuli käia. Rääkides kummuli käimisest ja kauba kahjustamisest, võib tekkida küsimus. Mis siis, kui sa crashid? Mis siis, kui su kaup saabki kahjustada? Mul on sellele aga väga lihtne vastus, mis lahendab kõik su elu mured. Kujuta ette, kui sa saaksid vaid mõne üksiku nupuvajutusega parandada kõik vead, mis sa elus teinud oled. Sa võid käia vittu, sest et sellist asja pole olemas. Unless Etsis on siuke cool feature, et kui sa kerid keybindides veits alla, siis sa näed seal, et sa saad panna 2 keybindi. Kiirsalvestus ja kiirlaadimine. Reaalselt see on imeline, kuidas SES, selle mängu developer, ei suru näkku sulle seda, kuidas sa pead mängu mängima, vaid sa saad valida ise täpselt enda stiili pelumiseks. Ja see on üks mun lemmikutest osadest terves mängus. Selles mängus on sul nii palju vabadust teha ise otsuseid ja mäng ei forsi sind käituma muud moodi. By default on peal veoki kiiruse piiraja, mille sa pead maha võtma, kui sa tahad teha Ott Tänak roleplay. Sa saad disable'ida ka und ja isegi trahve, aga neid disable'ivad ainult need, kes on ise ära ole ja mängi une ja trahvidega, sest et see on literally cheating, kui sul need maha võetud on ja sa ei saa accurate experience. Une disable'imine on cheatimine, sest et magamine võtab kuskil 10 tundi aega ning tööd on ajalimiidiga ja sa avoidid 10 ekstra tunde pikemaid sõite tehes, kui sa ei maga. Ja peagi, kui sa mängus veits edasi jõuad ja endale töölisi oled võtnud, on magamine kasulik, sest et su töölised teenivad sulle raha sel ajal, kui sa magad. Legit free money. Ja no ma arvan, et teil ei ole vaja mind, et saada aru, et trahvide disable'imine on samamoodi cheatimine. Sul on valik. Kas sa sõidad korralikult ja ei saa trahve või sa sõidad tänaval nagu Ott Tänak WRC-s ja saad trahve. Kui sa ei taha saada trahve, siis ära sõida nagu Ott Tänak, nii lihtne ongi. Okei, kaldusime veits teemast siin kõrvale, aga rääkisime siis kiirsalvestamisest ja kiirlaadimisest.
Põhimõtteliselt, mida sa pead tegema on, sa sõidad nagu Ott Tänak, eks ole. Ja siis keset Ott Tänak roleplay'd, sa kontrollid, et su kaup oleks vahepeal damage'it saanud. Ja kui sa näed, et damage'it ei ole, vajutad sa oma quick save nuppu, et salvestada mäng. Ja sa teed seda pidevalt. Seda meetodit kasutades saad sa tõesti sõita nagu Ott Tänak WRC-s ja seda teha täiesti muretult. Kuna nüüd, kui sa crashid, saad sa loadida lihtsalt save'i, mille sa äsja tegid. Ja kui sa kogemata tegid quick save'i siis, kui sul oli damage, saad sa lihtsalt loadida auto save'i. Aga Etsis saab teha ka palju muud, kui ainuüksi sõita veokiga. Ma nüüd selgitan tervet progressionit mängus ja annan mõndasid tippe, kuidas mina sain mega rikkaks ja teenin nädalas pea 20 miljonit eurot. Sa alustad mängu tehes kiirtöid. Kiirtööd on tööd, kus sõidad tööandja antud veoki ja treileriga. Algul sõidad sa suht lühikesi töid ja lihtsat kaupa, mis liiga kergelt vigastada ei saa. Kiirtöid tehes pead sa lihtsalt jälgima, et tööandja ei annaks sulle Iveco veokit, sest see pask on tohutult aeglane. Töid tehes kontrolli pidevalt enda damaged hääbi, kus näitab veoki, treileri ja kauba damage'it. Kiirtöid tehes on reaalselt oluline ainult kauba damage, sest et kui sa saad kaubale damage'it, kaotad sa korralikult XP ja cash money. Küll aga katsu vältida eksessiivset kahjustust veokile, kuna vastasel juhul ei pruugi at some point sul veok enam tööle minna või su käigukast läheb katki ja sa ei saa viimastele käikudele vahetada ja top speed läheb väiksemaks. Ära karda trahve. Reaalsuses on Etsis kasulikum ja ka palju lõbusam sõita nagu Ott Tänak. Olenemata trahvidest, mida sa vältimatult saad, on see tõesti parim valik, sest et peamine on see, et sa teeniksid XP-d. Isegi kui sa algul kukud rahadega seetõttu miinustesse, on see kasulikum long term, sest et sul on actually lõbus ja teenid XP-d, mille abil saad varsti paremaid ja kallimaid töid teha. Tee võimalikult palju töid ja tee neid ilma kaupa kahjustamata. Ja võta alati kõige raskem parkimine. Parkimine võib tunduda algul mega tüütu ja kõik, aga tegelikult see on väärt oskus, mida õppida, sest et see on väga võimalik, et seda läheb ka reaalses elus vaja ning lisaks sellele teenid sa selle pealt lisa XP-d. XP-d kogudes saad sa uusi tasemeid. Iga tasemega saab unlockida uusi oskusi, milleks on 6 taset ADR-i, pikka vahemaad, kõrgeväärtuslikku laadungit, õrna veost, viimase hetke tarnet ja ökosõitu. See on üsnagi eelistuste kohane, millisest sa alustad, aga ökosõit on küll viimane asi, millega sa tegelema peaksid. Mina isiklikult alustasin vist ADR-ist, aga see oleneb sellest, milline sa arvad, et kõige lahedam on. Kui sulle meeldiks teha pikemaid sõite, tee pikka vahemaad. Kui sulle meeldivad kemikaalid ja igast sellised hirmsad asjad, vali ADR. Ja kõrgeväärtuslik laadung on lihtsalt kallis laadung ja see võib ka täitsa hea olla. Kindlasti peaksid esimese asjana ka avastama võimalikult palju linnu, et saada uusi, kallimaid, erinevaid töövõimalusi. Väga hea viis, kuidas seda algul teha on nii, et kui võtad vastu kiirtöö, siis paned peale töö vastuvõtmist mapile waypointid linnadele, mis sulle enam-vähem tee peale jäävad. Default keybindidega F6 vajutades saad sa vaadata, palju sul on aega kohale jõudmiseks. Arvesse võttes ka potentsiaalseid tudupause, kontrolli, et jõuaksid kindlalt õigeks ajaks kaubaga kohale ja alusta sõitu. Nüüd jõuame kaubaveoturuni. Kaubaveoturg on justkui järgmine samm kiirtöödest. Tähtis on see, et ära kiirusta esimese veoki ega treileri ostmisega. Selles mängus pead sa kasvatama oma firmat ja selleni jõuame hetke pärast. Kaubaveoturg ei ole liiga palju erinev kiirtöödest. Ainsad erinevused on need, et selle asemel, et sel hetkel, kui töö vastu võtad, oleks treiler juba ühendatud ja veok ega treiler pole sinu omad, pead sa hoopis omaenda veokiga reisima kohale enne firmasse, kus asub treiler ja selle seal ühendama. Kaubaveoturu töid tehes pead sa kõik kahjustused enda veokile ise kinni maksma ja need kahjustused tekivad enda veokile ka niisama sõites üle aja, sest et rehvid kuluvad ja värki I guess. Ja nüüd räägime firma kasvatamisest. Selle asemel, et algul kohe kiirustada, et endale veokit osta, tee nii, et hoiad raha kokku ja osta mõni Duffy, Volvo või Scania veok. Ma ise ostsin umbes 335 enda 342 töötajast ilusa roosa Soome teemalise Duffy veoki. Mida sa tahad oma firma kasvatamiseks teha on kogu raha, osta veok, võta tööline veokiga sõitma, kogu raha, osta veok, võta tööline veokiga sõitma, suurenda garaaži, kogu raha, osta veok, võta tööline veokiga sõitma, kogu raha, osta veok, võta tööline veokiga sõitma, osta uus garaaž ja korda seda seni, kuni oled vallutanud terve maailma. Ühte suurde garaaži mahub 5 veokit ehk 5 töötajat. Täida ükshaaval garaaže ja nii saadki rikkaks. Veoturg. Veoturg on minu arvates üsna mõttetu. Veoturu tööd käivad nii, et sul peab endal olema vastav treiler ja ka veok.
Nendega ei teeni liiga palju rohkem raha ja ma ei näe, et see otseselt väärt oleks seda ekstra tööd, mis see kõik võtab. Ja minu jaoks on veoturu tööd lihtsalt selleks, kui ma tahan, et mu veoks seksikas välja näeks, sest et enda trailereid saab fully customize ida. Enda traileri ostmisega ma aga ei kiirustaks. Absoluutselt. Ja see on suht viimane asi, mille pärast muretseda. Küll aga tahaksin real quick rääkida ka DLC-dest ja rooli kasutamisest. Minul on Etsis 41 DLC-d. Jah, sa kuulsid õigesti, ma ütlesin 41 DLC-d. Sellele vaatamata tahaksin öelda, et sul ei ole vaja DLC-sid, et seda mängu peluda ja et see lõbus oleks. DLC-dega on mängu map aga lihtsalt hiiglaslik ja see toob endaga kaasa palju uusi võimalusi ja pikki sõite ning ruumi avastamiseks. Kui osta DLC-sid, siis soovitaksin ära oodata Steam Sale, kuna siis lähevad pea kõik DLC-d 3–5 euroseks. Mina isiklikult soovitaksin esimeste DLC-dena osta Going East ja Beyond the Baltic Sea. Siis saad sõita Eestisse ja kõik on timmis ja sa oled Epic Gamer ja mulle muidugi väga meeldis ka Black Sea DLC, mida soovitaksin kindlalt osta, aga kui naudid actually mängu, siis kõik map DLC-d on seda väärt. Ja ma tean, et uuele mängijale või inimesele, kes lihtsalt vaatab, mis mäng see on, tundub see absurdne, et nii suure osa mängust peab lihtsalt juurde ostma DLC-dena. Aga tegelikult võib-olla nii tüütu, kui see ka ei tunduks, on see vajalik. Kui poleks nii palju DLC-sid, oleks baasmäng palju kallim ja vähem accessible. Ja palju vähem inimesi viitsiks seda üldse proovida. Aga hetkel on Steam Sale'ide ajal baasmäng vaid 5 euri. Lisaks sellele on Etsi meeskond suhteliselt väike ja töötajatel on vaja maksta palka ja kulusid on palju. Ja seda tehakse läbi DLC-de. Ja see raha, mis makstakse DLC-de eest, läheb järgmiste DLC-de tootmisele. Seega minu arvates on kõik aus. Eriti sellepärast, et nii nagu mainisin varem, on mäng täiesti playable ka ilma DLC-deta. Ja veel on a side note, Etsi support team on actual inimesed, kes vastavad su e-mailidele ja nagu üritavad probleeme fiksida. Ja lisaks sellele nad päriselt näevad vaeva igas suurte update'idega mängus ja asjad ja üritavad mängu improve'ida. Aga nüüd roolidest. Väga tihti inimesed, kes on vaadanud, et ma Etsi mängin, küsivad, et kas seda kannataks ka ilma roolita mängida. Vastuseks on jah. Mina isiklikult eriti keyboardiga mängida ei soovitaks, aga hiire või kontrolleriga on täiesti võimalik ja actually playable mängida, sest et hiirel ja kontrolleril saad sa teha ka väikseid liigutusi keerates ja nii on asi palju stabiilsem. Ja ma tean, et in the grand scheme of things ei tundu 500 tundi ühes mängus nagu eriti nii palju. Näiteks võrreldes mu üle 3000 tunniga TF2-s, aga come on, tule mõistusele. Mul on 500 tundi mängus, kus eesmärgiks on sõita veokiga ohutult ja korralikult. Ma tean, et see oli väga teistsugune video. Ma tahtsin proovida midagi uut ja rääkida imelikust mängust, mida ma millegipärast väga naudin ja ma loodan, et oli ka natukene huvitav vaadata seda videot. Soovitan ka teil Etsi proovida ja küsimusi küsida kommentaarides. Igal juhul suured tänud, et te vaatasite. Olge tublid, lugege kirjeldust ja peske puhtaks.